Ja mis puudutab nüüd teist ülejookslikut Ako Aasmat, et meie praegune linnapea nimetas oma venna kohta, ütles õigemini seda, et ta ei saanud kandideerida sotsiaaldemokraatide nimekirjas tänu sellele, et tema maailmavaade ei ühti sotsiaaldemokraatide maailmavaatega. Andke andeks, aga kuidas siis nüüd üks inimene saab nüüd üleöö muutuda, kui temal maailmavaade ei lubanud seal nimekirjas kandideerida ja äkki pärast valimise toimumist üleöö maailmavaade muutub nõnda, et lubab ennast siduda punase koalitsiooniga. Minu jaoks on küll arusaamatu. Ja lõpetuseks, selle teema lõpetuseks ma tahaks tunda kaasa Paide kogenud poliitikutele, Kersti Sarapuule, Janno Lehemetsale ja Tarmo Aldile, kes peavad nüüd kõike seda taluma ja sellega elama ja toimetama ja nüüd selle halva mängu juures tegema head nägu.